Raadio 2 spordiuudistega eetris Oleg ja Igor. Uuel aastal alustas Eesti pallimängukoondistes esimesena finaalturniiri pileti püüdmist käsipallimeeskond, kes lõi avamänguga eesmärgi täitmiseks soodsa pinnase. Eestlased alistasid eile Põlvas kodupubliku marulisel toetusel 31 jagatud 27-ga Soome. Kui kohtumise alguses hoidis Eesti pidevalt napi eduseisu, siis esimese poole keskel haarasid ohjad soomlased. 2011. aastal avalikult oma homoseksuaalsusest rääkinud USA iluuisutaja Johnny Weir abiellus 2011. aasta viimasel päeval oma juristist kallima Viktor Voronoviga. Jalgpallist ka. Tegelikult oli see päris halb tunne. Väravahtide ja kaitsjate jaoks oli tuul lihtsalt jube. Kõik lõid pallist mööda ja eksisid olukordades, kus tavaliselt eksimusi sisse ei tule. Nii kommenteeris oma löödud väravat Inglismaa jalgpallimeistrivõistlustel Evertoni puurilukk Tim Howard. Võrkpallist. Gert Toobal ja Sivashi For Eylül alistasid Türgi liigas 3-1 Plevne ja tõusid 7. Jalgpallist veel 4 väravahti on Inglismaa jalgpalli kõrgliigas värava löönud. Mäesuusatamisest. MK-slaalomi Zagrebis võitis austerlane Marcel Hirscher. Ja jalgpallist veel. Sergei Pareiko, kes on Eesti jalgpallikoondise puurilukk, on nüüd valmis Poola tippklubis Krakowi Wisla jätkama veel ühe hooaja. Schmidt veerpaluskandaalist kuules. Schmidt on siis 19-aastane Warren Schmidt, kes hiljuti üllatas FIS-i jõuproovi 5. kohaga, on läbi ja lõhki spordimees. Skandaali kuuldes ütles ta vau. Laskesuusatamisest ka natukene. Laskesuusatamise MK-etapil Oberhofis alustas Eesti meeskond 4x7,5 teatekilomeetri sõitu hästi, kuid lõpuks tuli võistlus pooleli jätta, kuna võitjad jõudsid finišisse, aga eestlased veel ei jõudnud finišisse ja olid juba ringiga kaotamas. Nii palju siis spordiuudistest täna. Raadio 2.